Head uut aastat, lugupeetud kuulajad! Politseiameti kokkuvõtetest selgub, et aastavahetus on enamikel inimestel möödunud edukalt ja vana aasta vahetas uue vastu 87% elanikkonnast. Aasta on uue vastu vahetamata veel 7% ja 2% on vahetamata veel ka 2023. aasta uuema vastu. Samuti on piirkondi, kus on veel 1987. aasta jaanilaupäev. Märkimisväärne oli ka nende inimeste hulk, kes veetsid aastavahetuse rahvuslikus meeleolus, said silma siniseks, meeleolu mustaks ja käe valgeks. Uudistetoimetus alustab. Stuudios Rohke Debelak. Venemaa välisministeerium annab teada, et Eesti ja Soome merealused kaablid on lühikese aja jooksul rikkunud 7 Venemaaga seotud laeva ankru. 3 juhul on ankurkaablite tõttu üldse kaduma läinud. Venemaa nõuab tekitatud kahju hüvitamist, sest ankrud on laevastikule tähtsad. Navigeerimisvahendid ja raha kokkuhoiu mõttes kasutavad ankruid Vene laevad kajaloodina, et saada ülevaade merepõhjast. Kui ankur on vigane või üldse kaabli taha kinni jäänud, on meeskond sunnitud sõitma juba täielikus infosulus. Kaableid on veetud riikide poolt risti ja rästi ühelt Läänemere kaldalt teisele ja nii ongi loogiline, et vahejuhtumite arv aina kasvab. Veel nõuab Venemaa Läänemere äärsetele riikidele saadetud nõudekirjas kõikide veealuste kaablite eemaldamist, et tagada edaspidi turvaline laevaliiklus. Ja Eestisse homme jõuab poelettidele valitsuse poolt koostatud käsiraamat pealkirjaga Mida teha 150 euroga. Raamat on mõeldud abimaterjalina nendele inimestele, kellel on ideed otsa saanud selles osas, et mida oma üleliigse rahaga peale hakata. Maksuküüru kaotamise järel on raamat eriti aktuaalne. Käsiraamat Mida teha 150 euroga on müügil alates homme keskpäevast ja raamatu letihinnaks on 150 eurot. Tulu läheb riigieelarvesse. Valitsuse poolt loodud lumekomisjon aga palub kõikidel autojuhtidel teede edasise sõidetavuse tagamiseks ise ka talve jooksul regulaarselt gaasi lüüa ja kodust lahkudes panna sõidukisse kaasa suurem labidas ning ummikusse jäädes kühveldada ajaviiteks tänavalt või maanteelt lund sõiduki pakiruumi. Kui kõikide erasõidukite juhid oma auto pakiruumi lund täis panevad ja selle oma töö juurde või koju krundile veavad, saavad maanteed ja linnatänavad kiiremini puhtamaks ja normaalne liiklus ei kannata. Kokku on erasõidukite pakiruumide maht ületamas 300-kordselt lumekoristustehnika vastavad näitajad ja tegemist on seega arvestatava võimsusega, mis seni seisnud jõude. Ka jalakäijatel on võimalik tööle mineku raames lund kotti panna ja nii tänavate koristamisele kaasa aidata. Politseiteade ka. Politsei sai eile kell 9 õhtul teate, et Tallinnas Kaubamaja juures on üks meeskodanik hakanud möödujatele isiklikku eeskuju näitama. Kui patrull sündmuspaigale saabus, näitas mees isiklikku eeskuju ka politseitöötajatele. Meeskodanik toimetati politseijaoskonda, kus ta jätkuva eeskuju eksponeerimise eest 2 tunni pärast siiski välja visati. Eetris olid uudised.